Puhastasin blenderisse mõned mustsõstrad ja proovin nüüd teha mustsõstra jäätist kodujuustuga. Paneme kaane peale. Ennem kui ma sellist paksu mustsõstra kohupiima massi mikserdama hakkan, mulle tundub, et ma peaksin siia panema suhkrut, aga mitte tavalist suhkrut, vaid tuhksuhkrut. Ja kuna mul tuhksuhkrut hetkel kodus ei ole, siis ma kasutan kohviveskit ja teen kohviveskis natukene tuhksuhkrut. Hetkel tundub see mass mulle väga paks. Võimalik, et ma oleks pidanud see hoopis 2 pakki kodujuustu panema, aga kuna ma seda õigel ajal ei teinud, siis nüüd on hilja. Igal juhul ma mikserdan nüüd selle tuhksuhkru valmis. Ja nüüd ma hakkan seda segu siin mikserdama. Ma mõtlen praegu, et ma siiski paneks teise paki veel kodujuustu siia hulka. Ehk õnnestub ka tavalise miksriga korralikult kõik segamini kloppida. Aga ma arvan, et ma peaks siia ka suhkrut veel juurde mikserdama, aga kõigepealt ma klopin natukene. Mikserdasin suhkrut juurde, sest jäätis olgu ikka magus, mitte nii, et magusus on aimatav. Jäätis, sorbett või mis iganes asi mul siit välja tuli. Ma asetan kõigepealt selle värgi jäätise vormi sisse. Kuna ma asetasin teise paki kodujuustu hiljem, siis mõned kodujuustu tükid on jäänud siia selle sorbeti või jäätise või mille iganes, siis üldiselt oleks pidanud 2 paki kodujuustu korraga blenderisse panema. No nii, natukene mökerdasin. Ja nüüd on aeg sellel jäätise vormil külmikusse rännata. Kindlasti teid huvitab, kuidas mu eilne jäätise sorbett välja tuli. Pookisin need pulgakesed siit vormist välja ja vot sellised, täpselt sellised nad välja tulidki. Ma annaks sellele tööle tugeva 3, sest arenemisruumi veel on. Tegelikult ma oleks lootnud, et tuleb nagu päris jäätis. Päris jäätis ei ole, pigem on ta midagi sorbetilaadset, aga mul on veel arenemisruumi, sest kui
Thomas Alva Edison eksis 999 korda ennem kui ta 1000 korral õnnestus, siis ma arvan, et ka minul on eksimused, möödalaskmised ja väiksed äpardused lubatud. Sest saab ka paremini, aga ka see on päris hea, eriti palaval suveilmal.